Ma olen sündinud täiesti tavalisse vene perekonda ja paraku minu peres läksid juba algusaegadel asjad päris halvasti. Minu vanemad läksid lahku ja ma jäin elama emaga Kloogale, kasuisa juurde. Paraku seal juhtus üks õnnetus ja meie maja läks põlema ja sinna majja põles minu ema sisse. Pärast ema traagilist hukkumist katkesid Andreil suhted ka kasuisaga. Ja selle tulemusena asus ta elama Keila SOS lastekülla. Seal oli mu elu hea, ma elasin suures kasuperes ja elu paistis tore, aga paraku mul oli valus ja ma elasin väga raskelt üle seda, mis oli juhtunud minu emaga. Ema kaotusest tingitud valu jättis noorele mehele sügavad hingehaavad ja palju küsimusi, millele vastuste otsimine käis Andreile üle jõu, mis omakorda viis mehe seltskonda, millest mees lootis leida tröösti. Ja minu igapäevased tuttavad ja sõbrad olidki inimesed, kes suitsetasid või jõid. Ja minu jaoks tundus see kõik normaalne. Me pidutsesime koos, meil oli väga lõbus koos, me tegime kõike koos ja meie jaoks tundus kõik see põnev ja normaalne. Me ei osanud arvata, mis tagajärjed alkoholi tarvitamisel on ja kuhu see kõik viib. Ja nemad näitasid ka mulle ühte teist elustiili, kus varastatakse, kus petetakse, kus pekstakse inimesi, kus on vägivald. Mehe igapäevasteks meelemürkideks said nii alkohol kui narkootikumid nagu kanep, amfetamiin ja teised mõnuained. Kuigi arusaam, et selline eluviis on ohtlik ja kuritegelik, oli olemas, ei suutnud ta valitud teelt kõrvale astuda. Ma leppisin inimestega igasuguseid asju kokku, jäin võlgu ja selle tagajärjel sagenesid minu varastamised. Ma proovisin leida võimalusi, kust hankida raha, ma võtsin kõikvõimalikest kohtadest laenu ja kõik see koos narkootikumide tarvitamisega viis mind lõpuks vangi, kus ma aastate jooksul olen olnud kokku 5 korda. Vanglas olles kuulis ta Lootuse külast ja seal läbi viidavast programmist. Peale vabanemist kasutas ta seda võimalust ja läbis programmi edukalt. Kuid vaatamata sellele ei läinud mehe elus kõik nii, nagu ta oli lootnud. Kui ma kolisin tagasi Keilasse, Keila keskusesse elama ja hakkasin Keilas tööle, siis peagi hakkasid minu ellu tagasi imbuma kõik need vanad tuttavad ja kõik need vanad harjumused ja asjad, mis mind olid hoidnud sõltuvusest tagasi langemast. Ja nii aja jooksul vaikselt ma hakkasin uuesti narkootikume müüma, mõne aja pärast hakkasin ka ise tarvitama ja olin tagasi sügavas sõltuvuses üsna kiiresti. Ja kogu selle tegevuse tulemusena lõpuks ma olin jälle vanglas, muidugi, mida ma kõige vähem oleks oodanud. Ja siis ma sain aru, et ma pean tegema täieliku lõpparve selle vana eluga. Ma sain aru, et mul on vaja uuesti abi, et tulla sellest kõigest välja, sest iseenesest ma seda ei suutnud. Ma ei suutnud seda esimesel korral ise ja ei suutnud veel enam ka teisel korral. Ma olin täiesti abitus seisus oma sõltuvuses narkootikumidest ja ma sain aru, et Lootuse küla saab mind kindlalt aidata. Taas vanglas olles meenus Andreile aeg, mil ta oli Lootuse külas. Mehel elustusid pildid tema südames ja ta hakkas igatsema neid aegu tagasi, mis olid täis turvatunnet ja lootust. Pärast vanglast vabanemist tänu Jumalale ma jõudsin uuesti Lootuse külla tagasi ja olen olnud siin nüüd uuesti 2 aastat ja minu tee läheb siin edasi koos Jumalaga.